20. Hommikupuna Ajurveedad. Töötasin jälle iga päev ateljees. Ühel päeval töötades haaras mind väljakannatamatu rahutus. Mul oli äkki tunne, et ei tee mitte midagi. Aeg tormab mitme penikoormaste sammudega mööda, päevad kuluvad teineteise järel üksteisele sarnastena ja mina ei tee mitte midagi. Mitte midagi, küsisin iseendalt. Kuidas nii? Mitte midagi. Teen ju tööd terve pika päeva. Õpin ja loen praktiliselt paraja raamatukogu mahus raamatuid. Kui olen väsinud, mängin klaverit. Kuidas nii? Ei tee midagi. Mõtlesin tagasi viimati möödunud aastatele ja kuulsin sisimast häält. Sa ei ole teinud mitte midagi, mis teiste kannatusi leevendaks. Abikaasa, ema, skulptor, kõik mida teinud oled, on su eraasjad. See oli tõsi. Aga mida oleks ma siis ka teha saanud? Ootasin nende aastate jooksul, et kusagilt kõrgemate jõudude poolt tuleks mingi käsk, mida oleksin pidanud tegema. Kuid ma ei kuulnud mitte mingisugust häält. Kust pidin mina teadma, millist tööd oleks pidanud ma tegema? Praegu, kui ma sellest räägin ja neile aastatele tagasi mõtlen, paneb see mind muigama. Kui naiivne on inimene, teadmisteta inimene. Kuidas üldse oleks keegi saanud kaasa lüüa suures töös, kui pole ise veel lõppsihini jõudnud? Kui ta ei saa veel isegi paljudest asjadest aru. Aga igal teadlikul inimesel tekib selline kiusatus, et ta soovib lunastada tervet inimkonda, ilma et enne ise ennast lunastaks. Tõelised kõrgemad jõud hoolitsevad selle eest, et iga ärganud inimene sellest arvamusest ära pöörataks. Mina ei olnud seda veel tajunud ja soovisin inimesi õnnelikuks teha. Peale oma lubaduse andmist ei unustanud ma kordagi, et ennast sellele pühendasin. Sattusin igasugustesse kiusatustesse, aga need ei olnud kiusatusteks mulle. Oli piisavalt mehi, kes soovisid rahuldama naudinguhimu. Nad ütlesid, et armastavad mind. Aga ma nägin selgelt, et mind tegelikkuses, kes ma olen, nad ei märganudki. Nad tahtsid täiesti üheselt füüsilist armastust. Aga kuidas sai see mind huvitada, kui olin aru saanud looduse poolt seatud lõksust? Isegi mu tühist edevust ei kõigutanud selline himurus. Hoopis vastupidi. Tundsin seda hoopis alavääristavana, et mehed ainult minu keha ihaldasid. Üks austaja oli lummatud minu musikaalsusest. Kui mingis seltskonnas klaverit mängisin, ütles ta end olevat muusikaaustaja, suudles mu kätt ja vaatas sügavale silmadesse. Aga nii meela pilguga. Ja, ma tundsin seda muusikaustust ja naersin ta üle. Kui tüütu. Mind tõepoolest paelus muusika, filosoofia ja psühholoogia. Kõik, mis oli kunst ja teadus. Aga ma pidin kurbusega tõdema, et enamus filosoofe, psühholooge, astronoome, teadlasi, kunstnikke ja muid asjamehi pidasid seksuaalsust palju huvitavamana. Vaesekesed, mis neile jääb, kui nad kunagi oma mehelikkuse kaotavad? Tühjus, nende oma kohutav tühjus. Ja mehed soovisid näidata mulle, et raiskan oma elu, kui igal võimalusel seksi ei naudi. Kui alandav. Kas mehed näevad inimeses ainult sugupoolt? Kas nad ei suuda lihtsalt sugupooltest üle olla ja olla lihtsalt inimesed, nagu lapsed, kes kambas mängivad, kes mängivad ainult mängu pärast, mitte et nad teeksid seksuaalsusest mängu? Mõned inimesed harrastavad muusikat, tegelevad kunstiga, näitlevad ja tegelevad psühholoogiaga ainult seetõttu, et endale pidevalt uusi partnerid vallutada. Piibel ütleb, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki. Kui sügavalt mõistsin siis ma seda imelist tõde, kui ma nägin nende inimeste rahutust ja rahuldamatust, kes elasid ainult seksuaalsusele. Ja need tühised argpüksid arvasid minu ükskõiksuse peale, et tõrjun ahvatlusi või näitlen. Analüüsisin ennast alati üpris karmilt. Minul ei ole kunagi mõtteid, mis oleks mind mehe juurde vedanud. Armastasin oma meest küll tugevalt, aga mitte enam naisena,
vaid nii, nagu inimene armastab inimest. See ei olnud mulle mitte mingisugune võit veetlust üle, sest mul polnud nagunii mitte mingisuguste meeste järgi himu. Selle öö järel, kui sain aru füüsilise armastuse pettusest, ei tundnud ennast enam naisena. Sel ööl sai minust inimene, minust sai mina ja mina ei vaja mingit seksuaalsust. Mina on sootu. Mina ei ole mitte mingi täiendust otsiv pool, vaid mina ongi oma loomult tervik. Ja kui inimene selle tõe suudab omaks võtta, järgneb sellele ka tema keha. Mõtisklesin nende asjade üle seal ateljees, kui mind haaras täpi pealt sama tunne nagu aastaid tagasi, kui harjutasin mõtete siirdamist ega suutnud mõningaid mõtteid jälgida ja vastu võtta. Miski nagu surus mulle vastu rinda nii, et vaevu suutsin hingata. Panin savivoolimise tööriistad kõrvale ja keskendusin. Siis tundsin taas üle pika aja tähendusrikas kõdi üle kogu keha ja kuulsin taas tuttavat õnnistatud häält, mille järel olin nii mitmeid aastaid puudust tundnud. Miks oled sa oma vaimsed võimed unarusse jätnud? Millisel moel ma ei peaks neid unarusse jätma? Kas mul on võimalik midagi ära teha, küsisin vastu. Sa tead väga hästi, et mõnel on sünnipärane muusikavõime, mõnel voolimisvõime või mõne muu kunstialal. Aga see ei tähenda veel seda, et ta kunstnik on. Ta peab veel oma omadusi arendama. Tõelise ande saavutab ta ainult harjutamise ja jälle harjutamise abil. Võime ilma usinuseta ja usinus ilma võimeta ei ole kunst. Aga kui sa ühendad võime töökusega, tähendab see juba tõsist kunsti. Sul on võimeid, mida sa lihtsalt unarusse oled jätnud. Sul on võime vaimseteks väljendusteks. Harjuta ja sinust saab meisterlik kunstnik, kes varjutab kõik muud kunstnikud. Kunstita kunstilooja, süda hakkas taguma. Aastaid olin oodanud sisemist käsku, mis suunaks mu tegevust, aga mitte kunagi ei saanud vastust. Ei jäänudki muud üle kui tööd teha ja igapäevaseid kohustusi täita, mida argipäev minult ootas. Õppisin psühholoogiat ja skulptuuri. Need kaks suunda täiendasid teineteist ideaalselt. Kujusid voolides süvenesin põhjalikult modellide hingedesse. Kõik inimesed olid huvitavad ja mida sügavamale ma neisse tungida sain, seda paremad tulid skulptuurid. Taipasin, et portree ja psühholoogilise analüüsi tegemine on üks ja seesama töö. See on samaaegselt teise hingeline teadvustamine ja kõik, kelle portreesid ma voolisin, jäid mulle alatiseks hingeliselt lähedasteks. Ka monumentaalsemad tööd, suuremad kompositsioonid võimaldasid mulle suurt naudingut. Keskendumine avas mulle järjest uusi uksi, uute tõdede juurde, aga sügavaimas hingesopis olin kurvameelne selle üle, et enam ei kuulnud seda häält. Olin kuiv kui saepuru ja mul oli tunne, et olin kaotanud kontakti ühe eriti kõrgelt tasemelt pärineva jõuga. Ja nüüd äkki kontakt toimis jälle ja ütles, et pean arenema kunstita kunstis. Kuidas seda harjutatakse? Kas selliseid harjutusi üldse eksisteerib? Pole midagi neist kuulnud. Siis kuulsin sisemist häält üpris selgelt. Otsida. Kust ja kuidas, küsisin. Sellele ma enam vastust ei saanud. Samal õhtul kutsuti meid külla selle tuttava juurde, kes mulle soovitas joogaharjutusi ja teadlikkuse juhtimist, kui ma suremas olin ja mind sellega päästis. Meil oli lõbus. Mehed meenutasid omi vanu koolimälestusi ja mina tutvusin nende raamatukoguga. Leidsin raamatu, mis mind tugevalt haaras ja ma palusin luba selle kaasavõtmiseks. Aga loomulikult öeldi. Võtsin raamatu riiulist ja istusin meeste juurde. Palusin tuttaval rääkida, kus ja kuidas ta neid joogaharjutusi õppinud oli, mis mind päässid. Ta rääkis, et Indias korra ühel Maharajal külas olles sai ta kutse osaleda tiigrijahil. Küttimise ajal ehmus ta hobune ja põgenes nii, et sadulas rappudes kukkus ta õnnetult hobuse seljast ega suutnud enam isegi püstigi tõusta. Ta kanti tagasi lossi. Maharaja tuli teda vaatama ja küsis, kumma arsti ta tema juurde saadab, kas inglise või kohaliku indialase.
sõber valis inglase. Arst määras tal erinevaid rahustavaid valuvastaseid rohtusid ja soovitas tal rahulikult voodis lamada. Möödus päevi ja nädalaid, aga tema lebas ikka veel abituna voodis. Ta ei saanud seista ega ka pead ja selga liigutada. Nii kulus 6 nädalat, aga ta tundis ennast üha halvemini. Siis külastas seda jälle Maharaja ja ütles: "Te soovisite inglasest tohtrit ja ma saatsin ta teile. Ta on hooldanud teid 6 nädalat, aga teie olukord on ainult halvenenud. Kui te nüüd nõustuksite sellega, mida mina teile soovitan, nimelt küsiksite abi India Ayurveda tohtrilt, tema võib teid aidata." Sõber palus Maharajat talle Ayurveda tohtrit saata. "Mida see Ayurveda tähendab?" küsisin. Ayurveda tohter on inimene, keda on pühitsetud Ayurveda teadustesse. Veda on indialaste pühakiri, nende kõrgeim filosoofia maakeral. Vedad koosnevad mitmetest osadest. Ayurveda on teadus tervisest. See sisaldab kõik inimkeha saladused, tarkused haigustest, parandamistest ja tervena olemisest. Need pühitsetud teadsid juba 5-6 tuhat aastat tagasi salajast meetodit, mille abil hävinud kehaosi sai asendada surnute tervete kehaosadega. Nad on teinud täiesti uskumatuid operatsioone. Nad on asendanud pimedaks jäänud silma tervega. Seda suudavad nad teha nii inimesele kui ka loomadele. Nad suudavad asendada näiteks isegi terve jala. Nad teavad ka seda, et haigusi tekitavad nähtamatud olendid, müriaadid. Tänapäeval kutsutakse neid bakteriteks. Aga nad teavad ka seda, et bakterid on teemonliku vaimu nähtamatu keharakud, mida läänes pole üldsegi uuritud. Kui mõned pühitsetud, näiteks Paracelsus välja arvata. Paha vaim haarab oma võimusesse ühe või mitu inimest, tungib nende kehadesse ja kui inimene kohaneb paha vaimu vibratsiooniga, ta haigestub. Alati on olemas ka selliseid inimesi, kellele vibratsioonitasand ei lange teemonite vibratsioonitasandiga kokku. Ja nende inimeste ka haigestumist ei toimu. Nad on, kui läänemaailma kõnepruuki kasutada, immuunsed. India pühades kirjades on kirjeldatud kõiki halbu haigusi. Seal räägitakse ka sellest, mismoodi need haigused välja näevad. Ja neid on kujutatud seal lausa värviliste piltidena. Nad on hirmsad olendid. Igaühel neist on oma väljanägemine ja tema loomule vastav värv. Näiteks katku põhjustab must teemon. Kutsutakse ju katkuga mustaks surmaks. Ühe samuti surma põhjustava teemoni värv on kollane. Haigust, mida tema põhjustab, kutsutakse kollatõveks. Leepra vaimul on pea lõvipea moodi. Nii nagu leepra haigeid võib juba kaugelt nende lõvi näo moodi ilmest ära tunda. Haige näost kumab läbi leepra lõvinäo moodi vaim, mille võimuses haige hetkel on. Kopsupõletikku põhjustab punane hiiglasega sarnanev teemon, mis on justkui punutud tulest ja leekidest ja nii edasi. Haigus põhineb alati sellele, et haige on mingisuguse teemoni poolt oma võimusesse haaratud. Oota, katkestasin sõbra jutustuse. Mida sa ütlesid? Kopsupõletikku põhjustab hiiglase moodi suur punane teemon. Väga huvitav. Ja killuke lapsepõlvest tõusis äkki silmad ette. Nägin väikest venda voodis püsti kargamas, mingit ruumipunkti toas jõllitamas ja hirmuga hüüdmas. Ema, punane mees tuleb minu poole, ema appi, ja ta vehkis oma pisikeste peenikeste kätega, nagu nähtamatut vaenlast tõrjudes. Siis ta minestas ja ema arvas, see ei ole reaalsus, mida ta näeb, need on hallutsinatsioonid. Aga mina teadsin juba siis, et punane mees oli lapsele reaalsus ja nagu selgus, objektiivne reaalsus, mida indialased juba aastatuhandeid tagasi teadsid, sest mitte ainult see ei ole reaalsus, mida me võime käega katsuda ja silmadega näha. Rääkisin oma mälestusi lapsepõlvest, aga meie külalisse ei hämmastanud. Haiged näevad tihti neid teemoneid hetkel, kui teemon nende üle võimust võtab ja vahel ka hiljem, kui nad selle teemoni vastu võitlevad. Aga kui nad sellest juttu teevad, öeldakse, et nad sonivad palavikus. Selle üle, kus need pildid haige ettekujutusse tulevad, ei juurdle keegi ja isegi haigetel ei ole kunagi pähe tulnud sellist mõtet.
miks sama haigust põdevad inimesed sarnaseid ilminguid kirjeldavad, ilma et nad teineteisega sel teemal konsulteerinud oleks. Ja liiatigi ei tunne nad ega pole ka kohtunud teiste samas tõves vaevelnud haigetega. Siis jätkas meie sõber oma juttu ja ütles, et Maharaja Ayurveda tohter oli väga armastusväärne, peenete kommetega noor indialane, kes talle hiljem suureks sõbraks sai ja kellega ta siiamaani kirjavahetuses on. Tohter uuris närvireflekse, läks siis korraks ära ja tõi tablette, mida tuli võtta 3 korda päevas. Lahkudes ütles ta naeratades, 3 päeva pärast ratsutate jälle. Meie sõber ohkas raskelt ega uskunud seda. Järgmisel hommikul sai ta juba oma pead liigutada. Ayurveda tohter külastas teda jälle, tõi uued tabletid ja õpetas talle paar hingamisharjutust, mille juurde kuulusid ka keskendumisharjutused. Õhtupoole suutis meie sõber juba istukile tõusta ja selgroost tundis ta juba mingit sügelemist, justkui sealt uut elujõud oleks sisse voolanud. Teisel päeval suutis ta juba üles tõusta. Kõigepealt proovis ta teha paari sammu toas, seejärel sõi lõunat tohutu söögisuga ja hiljem läks aeda jalutama. 3. päeval ärkas ta rõõmsa ja reipana ning läks ratsutama. Temast ja Ayurveda tohtrist said suured sõbrad. Ükskord küsis ta oma Ayurveda tohtrist sõbralt, mida te mulle tol korral andsite, et ma justkui ime läbi terveks sain. Meie tarkus liigub isalt pojale. Kui isa oma poega selles saladustesse pühitseb, peab poeg enne tõsiselt kinnitama ja tõotama, et mitte mingitel tingimustel ja mitte mingis olukorras ta neid saladusi teistele ei paljasta. Keegi pole tänini veel seda tõotust rikkunud. Ma ei saa teile nende tablettide saladusi paljastada, aga üht-teist võin teile oma teadmistest jagada. Tabletid, mis ma teile andsin, koosnesid keemilistest ühenditest, mille põhikomponendiks oli kuld. See kullaühend ei olnud aga mitte lihtsalt surnud mateeria, vaid seda võis kutsuda ka elavaks kullaks. Seda ühendit peetakse mitmeid nädalaid hermeetiliselt suletud pajas ja seda pidevas mõõdukas soojuses keemilises ahjus. Selle tehnoloogia kaudu lisandub surnud kullale selliseid omadusi, et seda võib piltlikult kirjeldada kulla elavaks kullaks ümbernimetamise abil. Te ju ise ka teate, et kui muna hoitakse 3 nädala jooksul täpselt 40-kraadises temperatuuris, siis 21. päeval tuleb sellest välja kanapoeg. Kui aga hoiaksime muna 10 minutit 100-kraadises kuumuses, muutub muna kõvaks ja temast ei saa kunagi kanapoega. Umbes sama on lugu selle kullast valmistatud rohuga. Pikemajaline tasases temperatuuris hoidmine toob kullas esile energia, millel on sama vibratsioonitase kui eluenergial. See energia on palju kõrgemal tasanil kui aatomi energia. Kuld kujuneb maa sisemuses harilikust lihtsast maast miljonite aastate jooksul, aeglaste protsesside tulemusel. Kui me seda protsessi edasi arendame, võime muuta kulla selliseks, et see sisaldaks seda kõige kõrgemat energiat. Samamoodi, kui lihtsalt rauatükki saab magnetiseerida, võib ka kullast aretada magneetilise ehk elava kulla. Kulla magnetism sisaldab hoopis kõrgemat energiat kui rauamagnetism. Sellel on sama vibratsioonitase kui inimeste elu vibratsioonil. See energia on elu ise ja mõjub igale elusorganismile nagu ime. Inimene on nagu elav magnet. Ta on laetud kõige kõrgema energiaga. Samamoodi nagu magnet aja jooksul oma magneetilised omadused kaotab ja teda elektrivooluga uuesti laadida saab. Nii saab ka inimesse laadida uut energiat. Eluenergia asetseb inimese selgroos, seljaajus. Te vigastasite seda kõige tundlikumat organit. Eluenergia nivoo vähenes teil tunduvalt. Teie omad organid ei suutnud neid enam ise aidata, sest just see sama parandav keskus teil vigane oligi. Need tabletid laadisid jälle teie närvikeskused ja looduslikud protsessid said käima minna ning näete, terve te oletegi. Selles oligi kogu saladus. Vaadake, Maharaja on ju üpris vana,
aga sellegipoolest soovib ta oma lemmiknaisele oma mehist jõudu demonstreerida. Nende kullatablettide abil on ta veel suutnud säilitada noore mehe võimed. Loodust teda enam selle energiaga laadida ei suuda, aga see toode paneb tema närvikeskused tööle ja sellest piisab tema suguorganite igapäevaseks korrasolekuseks. Sõber küsis Ayurveda tohtrilt, miks peate te neid teadmisi saladuses? Miks see peaks saladus olema? Miks kogu inimkond seda teadussaavutust nautida ei võiks? Miks te Inglise arste endi teadmiste saladustesse ei pühitse? Ayurveda tohter vaatas hetke enda ette ja ütles, täpselt samamoodi kui muna vajab viljastumisest lõpliku valmimiseni elujõudu, nii on ka preparaatide valmistamisel vajalik elujõuallikas, mis aktiveerib kullamolekulis peituvad elujõuallikad ja loob surnud mateeriast elavat kulda. See jõuallikas on inimene ise. Keha ei väljenda mitte ainult kasvujõudu, vaid ta suudab oma jõudu väljendada ka teisel, energeetilisel tasandil. Hüpnotiseerija näiteks väljendab oma viljastavat jõudu vaimses piirkonnas ning suutes sealtkaudu tungida teise inimese hinge ja aktiveerida seal erilisi peidus olevaid jõude, täpselt samamoodi, nagu tema maine seeme võib sünnitada elu ja selle arenema panna. Selleks, et erinevates ainetes teatud protsesse käivitada, nagu praegusel hetkel siin kullas, vajab inimene oma eluenergia kiirgust. Kui ta aga loovutab selle energia oma suguelundite kaudu, viib ta need närvikeskused varjatud olekusse, mida oleks vaja muundamatu eluenergia tootmiseks. Need närvikeskused avanevad ja sulguvad automaatselt. Mees juhib selle energia kas suguelunditesse või oma kõrgematesse närvikeskustesse. Aga ta ei saa juhtida seda eluenergiat korraga mõlemasse. Te saate siis isegi aru, miks isa oma poega sellesse pühendades nõuab temalt vannet selle kohta, et poeg sellest täielikult vaikiks ja selle kohta, et ta lõpetaks täielikult igasuguse sugulise läbikäimise. Selle tõttu, et see pidev vahel ei katkeks, saab ka poeg oma pühitsuse alles siis, kui ta on abielus ja tal endal on juba mitu poega. Näidake mulle mõni läänemaailma arst, kes nende teadmiste nimel oleks nõus elama ilma igasuguse sugulise suheteta. Meie kogemuste põhjal soovib teie arstide enamik hoopis nii palju raha teenida kui võimalik, et saaks rahuldada oma madalatasemelisi ahvatlusi. Meie juures on käinud mitmeid, kes erinevate võtetega on püüdnud meilt neid saladusi välja meelitada. Me teadsime, et nad on soovinud nende saladustega lihtsalt rikkusi kokku ajada või rahuldada nende kavalusega välja peetud saladuste abil oma edevust ning soovisid ise kuulsaks saada. Aga meie vaikisime. On kurb fakt, et võõras võim on lasknud mitmeid Ayurveda tohtreid piinata, sest nad ei tahtnud omi saladusi avaldada. Keegi ei tunnistanud enda teadmisi selles valdkonnas. Meid sunniti maskeeruma ja muutuma salapärasteks idamaalasteks. Me pidime oma tarkuste ees kõvasti maksma. Aga nii palju ma teile ütlen, et kõikide nende aastate jooksul on meie juures olnud ka võõramaalastest tohtreid, väärikaid, tõelisi inimesi, kes olid valmis vanduma brahmacharjani, seksuaalelust loobumise vannet. Nemad on saanud oma pühitsemise ja töötavad nüüd koos meiega, aga oma teadmisi varjavad nad sama kiivalt nagu meiegi. Kui inimkond jõuab oma arengus lõpuks nii kaugele, et arstide enamus on inimeste ravimise huvides nõus loobuma seksuaalsetest naudingutest, siis sellest hetkest on pühitsetud Ayurveda tohtrid ka nõus neile oma saladusi ja tõdesid paljastama. Aga praegu üritavad lääne inimesed oma leiutisi kasutada ainult üksteise vigastamiseks ja hävitamiseks. Vaadake, mida nad on teinud dünamiidi ja lennukitega, uusi relvi, mida nad siis teeksid, kui nad teaksid kosmilise ja veel kõrgema energia saladusi. Ainult uusi relvi, et üksteist täielikult hävitada ja veel rohkem rikkusi enda kätte haarata. Sõda on äri. Ja milleks selline äri? Milleks on inimestele vaja üha rohkem ja rohkem raha? Ihade rahuldamiseks ja selleks, et veel sügavamale seksuaalsete naudingute ja ebaloomulike mõnude maailma sukelduda. Te küsite, miks meie endi saladusi ei paljasta? Paljud arstid ei soovigi neid meie saladusi,
kui nad kuulevad, et selle nimel tuleb neil loobuda oma seksuaalsusest, kaotavad nad selle vastu igasuguse huvi. Nad ei usu kohe mitte, et nii väikese hinna eest saavad nad teada terve elu saladuse. Palju lihtsam on seda kordagi katsetamata hoopis idamaalasi pilgata ja nende üle irvitada. Paljud võõramaalased mõtlevad, et kõrgeim õnn maa peal ongi seksuaalsete ahvatluste rahuldamine. Kuidas nad mõistaksid seda piiritlematut jõudu, mida vaimne inimene omab, kui nad iialgi seda ei saavuta. Seda jõudu ei saavuta raha ega võimuga. Selle hinnaks on loobumine. Aga inimene, kes selle hinna on maksnud, tõdeb hiljem, et tal polegi millestki loobuda tulnud, sest ta on leidnud surelikkuse asemel surematuse. Kõige kaduva asemel aga igavese õnne. Parimat vahetuskaupa ei suudaks ükski inimene kunagi teha, aga meie jututeema seda hetkel ei puuduta. Neid saladusi ei saa mõistuse tasemel käsitleda. Vaimsust ei saa mõista, seda saab vaid tunnetada. Selleks peab ise vaimne olema. Laseme võõrastel ka edaspidi mõistuslikul teel liikuda. Nad on palju saavutanud ning saavutavad tulevikus veelgi rohkem. Aga viimased tõed jäävad mõistuslikule inimesele saladuseks, kuna ta ei õpi eales tundma puhta olemise õndsust, milleni viib ainult kõigest loobumise tee. Nad on loonud idamaisest joogast karikatuurse kuju. On siis siin midagi imestada, kui pühitsetud oma saladusi avalikusta, vaid vaikselt tagaplaanile tõmbuvad ning lääne inimestele kättesaamatuks jäävad. Teile olen seletanud ainult selle tõttu nii palju, sest näen, et teie ei küsi mitte uudishimu rahuldamise pärast, vaid sügava hingelise vajaduse sunnil. Te otsite tõtt, te otsite Jumalat. Selliseid inimesi oleme me valmis aitama. Annan teile veel head nõu. Kui soovite kiiremini edasi jõuda, soovite tungida sügavamale inimliku olemuse ja elu saladustesse, siis harjutage joogat. Ta seletas mulle, et idamaalased on mõned aastatuhandete vältel välja töötanud ja täiustanud erilisi võtteid, mille abil inimene võib oma eesmärgi saavutada, mida ka teadvustamata ja teadlikkuseta inimene oma sisemusest tunneb igatsusena õnne järele. Täidemineku, lunastuse, õnnistuse või nagu idamaalased seda kutsuvad, nirvana, võib inimene saavutada juba ka siinsamas maa peal. Igal inimesel avaneb uks, kui ta leiab selleks sobiva võtme, ja see võti on jooga. Ayurveda tohter seletas edasi, et iga keskendumisega seotud harjutus iseenesest ongi jooga, sest ainuke võimalus kõrgete eesmärkide saavutamiseks ongi keskendumine. Aga jooga meid läbi sajandite õpetabki täiuslike, lõplikult viimistletud võtete abil, kuidas saab süstemaatiliselt keskenduda ja kuidas seda keskendumist saab süstemaatiliselt täiustada. Joogaski on olemas erinevaid meetodeid, keha, vaimu ja hinge keskendumisharjutused. Nende harjutuste abil arenevad inimeste kõrgeimad võimed, tema vaimsed silmad ja kõrvad avanevad. Temast saab iseenda peremees ja ta saavutab kontrolli, loovuse ja saatuse jõudude üle. Inimesel avaneb tee õndsuse juurde, mida võiks väljendada ka nii. Avaneb tee eneseteostuse saavutamiseks, tee Jumala juurde. Kõrgeim, aga ka raskeim jooga on raja jooga. Raja tähendab kuningat. Võime raja joogat mõista, siis ka kuningliku joogana. See on küll lühike, aga üpris raske ja järsk tee, millega Kristus evangeeliumis ära mainib. Aga kannatlikkuse, enesevalitsuse ja vastupanuvõimega jõuame me oma sihtmärkideni. Sõber jätkas oma jutustust. Ayurveda tohter näitas mulle kätte põhilised joogaharjutused, mida ma ka sulle näitasin. Hiljem andis ta mulle juhtnööre, kuidas pääseda ühe tuntuima elus oleva jooga juurde. Külastasin teda. Ta oli 80-aastane mees, aga ta nägi välja vaevalt 40-sena. Ta oli hatha joogi. Nemad tunnevad kõiki keha saladusi. Nad suudavad ka mõtete abil keha sajandeid tervena pidada. Indialased väidavad, et mägedes elab veel tänapäevalgi joogasid, kes on 700–800 aastat vanad. Abikaasa puhkes naerma. Ära aja rumalat juttu. Keegi ei saa olla 700-aastane. Milline rumalus. Aga kahjuks tunnetadki seda siis ainult kui unest ärkamist või kuidas. Näed nüüd,
vastas sõber üpris tõsiselt. Ka sina oled tüüpiline lääne inimene. Kuigi sa ei ole mõningatest asjadest enne midagi kuulnud, ei tähenda see seda, et neid ei ole olemas. Idamaalased teavad inimeste saladustest palju rohkem kui läänes elavad inimesed, aga nad on õppinud vaikima. Esimesed läänes sissetungijad on teinud kõike, et idamaade inimesed vaikiksid. Nad oskavad veel tänapäevalgi omi saladusi hästi varjata. Olen Indias olles kogenud selliseid asju, et enam nii lihtsalt naerma ei hakka. Olgu, ütles mu abikaasa. Ka mulle tundub, et peaks olema võimalik kauem elada, kui arvatakse, ja et ka siin läänes inimeste eluiga pidevalt pikeneb, ehkki teeme kõik selleks, et seda lühendada. Suitsetame, kasutame alkoholi ja elame arutult. 50-60 aastat tagasi oli inimeste keskmine eluiga veel 35 aastat, aga selle lühikese aja jooksul on see tõusnud juba 60 aastani. Võib isegi mõtelda, et kus see piir siis on. Arstiteadus areneb tohutu kiirusega ja kes teab, milleni veel selle vanuse piiriga jõuame. No näed, sinu tegelik arvamus ei olegi nii põlastav, aga siin läänes ei julge keegi omi seisukohti kaitsta. Kuna siin ei ole kombeks sellistest asjadest, mida me ei tunne, ilma põlguseta kõnelda. Kõik austavad teadlaste tarkusi ja need omakorda teesklevad kõige teadmist, ehkki surma ees on nad täiesti teadmatuses. Idamaalased on lahendanud elu ja surma saladused, aga lääne tarkade põlastava suhtumise vastu on neil ainult üks relv, vaikimine, ja pole ka ime. Toon siinkohas ühe näite. Üks hindu näitas mulle korra piibu kustutajat. See oli pisike Buda kuju lootusasendis, täiesti tavaline turukraam, ta ütles. Idamaalane ei kasutaks kunagi Kristuse kuju piibu kustutaja tegemisel, sest me austame teiste usundite jumalakujusid. Me teame, et erinevate jumalakujude taga peitub üks ja seesama jumal ja ta asetas budakujulise piibu kustutaja hellalt kodualtarile tagasi. Tundsin lääne kultuuri esindajana sügavat piinlikkustunnet. Huviga ootan, millal lääs ärkab ja lõpetab idamaalaste solvamise, selliste maitselagedustega, taktitunde puudumise ja hoolimatusega. Mõtlevaid paljudele erinevatele idakultuure käsitlevatele filmidele. Ka idamaalased vaatavad neid ja usu mind, ka neil on oma arvamus sellest kõigest, aga nemad vaikivad. Küsisin sõbralt, kas on olemas joogat käsitlevat kirjandust? Hindude kaunim ja püham raamat on Bhagavad Gita. Sealt võid lugeda kaunimat kirjeldust vaimse tee kaudu eneseteostuse saavutamisest Raja jooga abil. Soovitaksin seda ka sulle. Olin kuulnud täiesti piisavalt. Juba samal õhtul tahtsin asuda lugema kaasa võetud raamatut. Heitsin mugavalt voodile pikali, võtsin raamatu kotist ja avasin selle. Siis avastasin oma üllatuseks, et kaasa võetud raamat ei olnudki minu poolt välja valitud raamat. Keerasin raamatu teistpidi ja kontrollisin raamatu pealkirja raamatu seljalt, kui imelik. Lugesin ju selle raamatu pealkirjaga seal riiulis, kust ma selle välja tirisin. Kas ma tõesti olin eksikommel välja tõmmanud valitud raamatu naabri? Vähemalt nii see mulle tundus. Aga kui asi juba kord nii oli, siis otsustasin selle raamatuga tutvuda. See tundus kohe alguses üpris huvitavana. Väljaspoolt oli ta üsna modernse olemisega. Võimalik, et alles hiljuti ümber köidetud. Aga ta sisaldas hästi vana käsikirja. Paber oli juba pruunikaks tõmbunud. Leheküljed olid täis lisamärkusi. Hästi tume tint ja kirjastil reetsid, et raamat oli väga vana. Alustasin selle lugemist. Mida rohkem lugesin, seda rohkem hämmastusin. Senikaua, kui olin nii erutatud, et värisevate kätega ei saanud isegi lehekülgi edasi keerata. Käsikiri jutustas vennaskonnast, mis oli sama vana kui maakera ise. Vennaskond oli salajane, täielik vaimne kollektiiv, ilma igasuguse väliselt märgatava liikmeskonnata. Pidevalt võeti sinna liikmeid juurde, kes ise end ilmutavad, teadmata midagi sellest vennaskonnast. Ilmutamine toimub siis, kui inimene on saavutanud arengutaseme, kus ta loobub omast personaalsusest
ja pühendub kogu elu kannatuste leevendamisele. kui mõnes inimeses on küpsenud otsus, võtab mõni selle salajase vennaskonna liige temaga vaimse kontakti. ehk teisiti öeldes, inimene, kes on jõudnud nii kaugele, et loobub oma personaalsusest ja saavutab universaalse armastuse, on saavutanud arenguastme, mil ta ise lülitub selle vennaskonna tegevustesse. ta kuuleb sisimas vaimse juhi häält, mis alguses hoiatab teda raskustest ja ohtudest ja tema otsuse tagajärgedest. aga kui ta oma otsuse juurde jääb, siis võetakse ta vastu vennaskonda, mis aitab inimkonnal kaosest välja pääseda. alguses, tema enda teadmata, võetakse ta katseajale. see katseaeg algab kohe sellega, et neofüüt oma otsuse teinud, jäetakse 7 aastaks täiesti üksi. selle 7 aasta jooksul ei saa ta mitte mingit kontakti selle vennaskonnaga. ükskõik, kuidas ta seda ka ei ürita saavutada. aga erinevad raskused, milledest ta peab üle saama, tulevad teineteise järel. ta peab hakkama saama 7 inimliku vooruse katsega. ta peab vabanema meelelisusest, avatusest mõjudele, edevusest, tüütusest, ahnusest, kadedusest ja solvumisest. kui ta täielikust üksindusest sõltumata katsetele vastu peab ja endiselt oma otsuses kindel on ta valmis tööks ja saab lõplikult vennaskonna liikmeks. sellest saab ta teada veel samal päeval, näilise juhuse kaudu. sellest hetkest alates saab ta põhjaliku koolituse ja mingi ülesande. Need ülesanded on alguses lihtsad ja vastavalt sellele, kuidas ta nendega hakkama saab, hakkavad nad pidevalt keerukamaks muutuma. Ülesandeid on väga mitmesuguseid. On neofüüte, kes tegutsevad oma ülesannetega täielikult salajas, aga on ka neid, kes avalikkuse ette peavad astuma. võib juhtuda, et kord on nad sunnitud kerjustena ringi liikuma, samas järgmist ülesannet täites on nad ülirikkad. mõnikord võivad nad tööd teha kuulsa leiutaja assistendina. mõnikord aga on nad jutlustajad või kirjanikud. mõnel võib olla suur mainevõim. teised aga võivad töötada tohutu suure tehase töökoja tagasihoidlike töötajatena. võib juhtuda, et 2 vennaskonna liiget teineteisele näiliselt vastu töötavad, aga nad ei saa mitte millegagi paljastada seda, et nad samasse vennaskonda kuuluvad, et nad teineteisega kontakteeruvad. mõnikord korraldatakse nende auks pidustusi ja nad saavad nautida suurt poolehoidu. mõnikord elavad nad suurimas alanduses ja nad peavad taluma alandust ja laimu. Nad peavad täitma kõiki ülesandeid ja esitama omi rolle täiesti vabalt, täiesti personaalsusetult, lihtsalt suure töö teenritena. aga sellest hoolimata peavad nad kandma täit vastutust iga tehtud töö eest. Neile antakse ülesanne, aga seda, kuidas nad selle täidavad, peavad nad ise otsustama, olles teadlikud oma vastutusest. mida kõrgemale nad jõuavad, seda suuremaks muutub nende vastutus. Seda, kes ei soovi ise oma tegude eest vastutust enda peale võtta ja kannab vastutus üle vennaskonnale või mõnele teisele vennaskonna liikmele ja kes ei tunnista seda tööd oma isiklikuks tööks ning lähtub oma tegutsemisel seisukohast, nagu ta teeks kõike vennaskonna teenijana või mõne vennaskonna liikme vaimse vahendajana, peetakse petturiks ning ta heidetakse veel samal hetkel vennaskonna liikmete hulgast välja. aga seda, et ta vennaskonnast on välja heidetud, talle ei teatata ning võib juhtuda nii, et elab veel aastaid usus, et ta vennaskonna teenijate ridades on. Selliseid eksliikmeid kasutatakse ülejäänud inimeste proovile panekul. Et kas nad liituvad valeprohvetiga ja järgivad teda või on nad oma mõtlemisvõime ja arusaamistega juba nii kaugele arenenud, et suudavad kaaluda iga kuuldud sõna, seda analüüsida ja siis vastavalt sellele, kas sellega kaasa minna või see mõte hüljata. Need, kes valeprohveteid järgivad, on veel pimedad, kes teisel pimedal ennast juhtida lasevad. aga nad langevad kahjuks mõlemad. Vennaskonna liikmeteks võetakse ainult täiesti iseseisvaid inimesi, keda ei ole võimalik mõjutada. Selliseid, kes oma kuulekuse eest tasuks mingisugust kohta taevalikus kuningriigis ei taotle või kes seda liikmestaatust ei taotle vaid seetõttu, et kardavad karistust ega soovi põrgusse. Selliseid, kes teevad head, mitte paha, seega siis ainult neid, kes igavesti nii elus kui surmas järgivad sügavamaid sisemisi ideid ja käituvad vastavalt sellele. Sest vennaskonna sõna järgijad
kuulevad seda oma südames sügavaima ideena. Lugesin neid ridu kasvava erutusega. Kas ka mina pean tegema lõpparve maapealsete rõõmudega? Seda ööd, kui lebasin oma voodis lootusetult nuuksudes. Kas saab veel paremini kõigest lahti öelda? Sooviga leevendada teiste piinu. Ainult Jumal teab, kui tõsiselt mõtlesin seal ruumis vaimuhaigete meeletute piinlemiste ja inimeste üldiste lõputute piinade üle. Ja kui kindel mu lubadus siis oli ja need hoiatused, mida siis kuulsin, ja jube ebakindlus üksinduses pikkadeks aastateks lootusetult üksi jäetu tunne. Palju siis sellest hetkest aega on olnud? Täpselt 7 aastat. No nii, klapib. Ja täna selline juhus selle raamatuga. Juhus? Ei, see oli sõnum. Sõnum. Olin tohutult vapustatud. Nagu alati, küsin ma nüüdki mõistuselt, mida see kõige selle kohta ütleks, sest mitte kunagi ei võtnud ma midagi omaks, ilma et ma seda kõike mõistusega üle kontrollinud poleks. Aga mida minu mõistus selle kohta öelda oleks osanud? Ma teadsin ise paremini, et kõik just nii ongi. Mida olekski mu mõistus võinud muud teha, kui lihtsalt tunnistada ja kinnitada antud tõsiasju. Ka kahtlev mõistus oleks vaikima sunnitud nii paljude juhuslike kokkusattumuste puhul. Ei, ma ei saanud kahelda. Mind võeti vastu. Mind haaras sõna seletamatu õnnetunne ja tänu. Tundsin Jumala armu. Tundsin õnnistust enda kohal. Tundsin sügavat pidulikkust ja sügavat alandlikkust. Sellises olekus olen ma olnud sellest hetkest alates.